Olen ainsal planeedil universumis, mille mõõtmatu suurus on mulle lihtsalt lömastavalt arusaamatu, sest see on nii suur ja seda on nii palju. Siis ma olen sellisel pisikesel planeedil ja ma olen ainukene mõistuslik olend terves universumis. Ja kui ma olen suutnud saada mingi ime läbi enesest teadlikuks ja minu jaoks on tekkinud kategooriad hea ja halb, õige ja vale ja muud sellised asjad, siis minu meelest ei ole inimväärne elada loomana oma elu. See ei ole minu kui olendi väärikusele vastav elada loomana, kui ma olen juba aru saanud, mis need sellised väärtused on. Ja ma räägin, et see on väljapool, oletada see ei ole loojat, ei ole jumalat, ei ole mingit muud elu universumis ja oletame, et me olemegi nagu kalast või ussist või rakust arenenud, eks ole, või mis iganes. Et isegi sel juhul on mingisugused põhilised väärtused kehtivad tegelikult. Ja tekib kõigepealt üks filosoofiline küsimus, millal elu algab. Ma olen sügavalt veendunud, täiesti veendunud, elu algab eostamisega. Mitte sündimisega siia ilma, elamiseks väljaspool ema. Elu algab eostusest. See on põhimõtteline küsimus. Tead, mina olen vahel kadedust tundnud oma naise peale naiste ja laste bioloogilise sideme vahel, mida mehel sellisel kujul ei ole. Ja ma ei tea, kas ma nüüd tahaks rinda anda lapsele, aga ma reaalselt tunnen kadedust. Ja kui laps sünnib, eks ole, et kes on seda kogenud, see on kirjeldamatu õnn ja ma arvan, et seda ma mehena ei saa sellisena kogeda, kuigi ma näen ka, et isad on väga õnnelikud, aga naisena kõige suurem õnn. Ma siiamaani mäletan, kogeks seda hea meelega veel ja veel, võtta see väike laps sülle, kui ta naerab ja laliseb ja vaatab otsa ja ühesõnaga lapsed kuuluvad naise ja mehe juurde, nad on nende ihuvili, see on nii ilus, see on imeline, see on omaette väärtus, mida jälle korrata ja korrata. Naiseks olemine tipneb minu meelest laste sünnitamisega ja nende kasvatamisega. See on üks kaunimaid naiseks olemise aspekte. See on see, mida me sinuga, Hannes, vist kunagi ei saa. Tead, vaata, Apple väidab, et juba saab. Ei saa, sellepärast, et kirurgid võivad su ihu ära rikkuda, aga sa geneetiliselt jääd alati meheks. Täpselt või naiseks, ükskõik kus, kui sa oled alguses naine, siis sinu ihu võib ära lõikuda ja vigastada ja sinna näiliselt tekitada mingisugused muud tunnused, aga geneetika ikka täpselt nii, nagu sa oled. Alusväärtused on ikkagi tegelikult väga selged ja olenemata sellest, mis rahvusest me oleme või miks kultuurist me oleme pärit. Kui me hakkame ikkagi sinna igale poole nagu sisse natukene nokkima, siis me näeme, et meil on nii palju ühist. Et kõik see vaht, mida meile siin üritatakse, ma ei tea, peale suruda, ma ei tea, progressiivse, ma ei tea, ükskõik mis võtmes, eks ole, see on puhas vaht. Kui see vaht nagu maha läheb, siis sealt alt settib tegelikult see üldinimlik, ürgne, jumalik traditsioon välja, mis meid tegelikult, kui me sinna läheme, siis see kannab meid. Meil ei ole nagu oma kultuuri ja oma traditsioone ja oma ajalugu, meil on siin häbeneda tegelikult mitte midagi. Ja selles mõttes, me peame sellest nagu õppima ja meil on tegelikult väga unikaalne võimalus võttagi oma sellest ajaloost need traditsioonid kaasa ja rääkidagi nendest ja mitte häbenema neid ja mitte ütlema, eks ole, et me teeme nüüd midagi valesti või me oleme teinud valesti, et kusagilt teises kohas keegi toob meile mingit õigemat väärtus või mingit õigemat kultuuriruumi. Kui siit keegi põrutab 100 kilomeetri tunnis autoga mööda, kas ta ei tea, et siin on lubatud 50? Teab väga hästi. Aga mitmetel põhjustel ignoreerivad. Mõtlevad, et ehk keegi ei märka. Mingisugused põhjused on, aga see autoga möödaseid, see on ju niisugune banaalne näide. Aga kõne all on elu ühiskonnas, abielu, lapsed, seoste ja suhete, sõltuvuste ja seoste süsteemid. Ja miks inimesed neid rikuvad ja miks keegi väga hoolikalt arvestab ja austab neid reeglid, see on küsimus. Miksile vastata? Aga kui miksid ei ole asetatudki, siis ju vastust ka ei tule.
hästi palju propageeritakse seda, kuidas abielu on paber noorte seas. Abielu on lihtsalt üks paberitükk. Aga küsida nende käest, mis on nende jaoks abielu, miks nad arvavad, et abielu on sajandeid kestnud ühiskonnas, erinevates ühiskondades. Kooselu või selline lihtsalt vaba abielu, nagu meil on kombeks seda nimetada, ta ei ole ei vaba ega ei ole ka abielu. Ta on lihtsalt vastastikusel nõusolekul toimuv vastastikune ärakasutamine. Et autosõiduga käib kaasas ju see mõnu, et kui ma nüüd gaasi põhja vajutan, mul käib tuline jutt seest läbi ja tühja neist ümbritsevatest. See jutt on ju magus. Ja see sama jutt on ka see, mis paneb väga paljudes erinevates eluolukordades teistega mitte arvestama. Ma lähen oma selle kire peale välja. Öeldakse, et meie aju saab naudinguid või dopamiini sellest, et ta saab uusi uudiseid, et uut infot, see pakub sellist meeldivat heaolutunnet ja sellest võib meie aju sõltuvusse jääda. Ja kui seda nutitelefonist tulevat infot ei saa kätte, siis tekib meeleolu langus. 2021 oli 130 noort, kes üritasid ennast tappa ja see oli kordadest rohkem kui eelmisel aastal ja oma osa selles oli muidugi ka see koroonaviirus, sest noorel puudub elukogemus, tema jaoks on see hetk, mis praegu ja kui talle tekibki tunne, et see ei lähegi üle, et see ongi kogu mu elu, et selline elu ei ole elamisväärt ja lisaks, kui ta on selle kõige keskel jäänud üksinda. Neid asju me saame ikkagi hakata lahendama ainult sellel tasandil, et minnes jälle tagasi sinna juurte juurde, minnes tagasi sinna, et kuidas me üldse seda ühiskonda hindame ja väärtustame ja mis siis on need väärtused, mille peale noor võib ka astuda. Et kui ei olegi neid, kui ei olegi sellel põlvkonnal enam mitte midagi, et igalühel on oma tõde, siis noor ei teagi enam, et kas ta julgeb siin maailmas nüüd homsele päevale vastu tulla, sest et äkki ükski tõde ei toimi, eks ole, ja oma tõde ei ole.